tere taas, teadushimuline raketisõber, kes sa järjekordselt oled leidnud oma tee Rakett 69 veebisaadete juurde. Täna räägime sellest, miks on olemas kaitsmed ning kuidas nende suurusi õigesti valida. Seejärel ootab võistlejaid füüsik Heli Valtna. 3. ülesanne testib võistlejate teadmisi elektrisüsteemidest meie kodudes. Võistlejatele on antud 4 gruppi kodumasinaid ja nad peavad iga gruppi jaoks leidma sobiva kaitse. Kui kaitse sai valitud liiga väike, siis kaitse rakendub ja lülitab vooluahelast voolu välja. Kui kaitse sai valitud liiga suur, siis võib juhtuda rike ja seadmed hakkavad tossu välja ajama. Ei sobinud. Läks peki. Mis on üldse kaitsme eesmärk? See kaitse siin, tal on pealkirjas B6, kaitseb elektrisüsteemi selle eest, et voolutugevused, mis iganes seadmetes ja juhtmetes, mis selle kaitsme taha on ühendatud, ei ületaks voolutugevust 6 amprit. Seega, kui voolutugevus läheb üle 6 ampri ja kaitse on sisse lülitatud, siis kaitse rakendub ja lülitab ennast välja. Praegu lükkasin ma seda siin sõrmega, kuid päris ohuolukorras juhtub see automaatselt. Mis saab aga siis, kui vool on väiksem kui kaitsmel märgitud ehk alla 6 ampri? Sellisel juhul kaitse ei rakendu. Seega just kui tundub loogiline, et ükskõik mis seadmed meil on, võime me valida alati suurema kaitsme ja kõik on korras. Kui meie eesmärk on saavutada olukord, kus kaitse kunagi ei rakendu, siis küll. Kuid tegelikult peame vaatama ka seda, et kaitse ei oleks liiga suur. Sest kui mul on siin näiteks teine 10 amprine kaitse ja ma kasutan seda kaitset süsteemis, kus voolutugevused saavad olema umbes 2 ampri ligi, siis juhul, kui minu seadmega juhtub mingi rike, keegi närib juhtmed läbi, keegi astub selle katki, seal sees toimub lühis, siis see seade võib jõuda enne juba põlema minna, plahvatada, panna midagi muud põlema ja kui voolutugevus ei ületa kaitsmel märgitud, siis kaitse kunagi ei rakendugi ning vooluvõrgust anname me kogu aeg selle katastroofi toimimiseks energiat juurde. Seega on oluline, et kaitset ka liiga suurt ei valitaks. Seepärast teevadki elektrikud põhjalikud arvutused enne, kui nad ütlevad, mis kaitse, mis seadmete või pistikute juurde käib. Aga miks räägime kaitsmete puhul ampritest, kuid koduseadmete puhul vattidest? Vabalt võiksime ju rääkida mõlema puhul ampritest või mõlema puhul vattidest, kuid kahjuks see nii lihtne ei ole. Kujuta ette, et sul on näiteks praeahi või soojapuhur, mille peal on kirjas 4 amprit. Kui sa oma vanematelt lähed nüüd küsid selle kohta, siis 2 kilovatti soojapuhuri kohta ütleb neile kindlasti palju rohkem kui näiteks 4 amprit. Seega vatid on olulised, et me saaksime aru, kui palju võimsust mingist seadmest välja tuleb, kui palju me saame sellest seadmest sooja, jõudu, mida iganes. Kuid amprid on olulised jälle elektrivoolu seisukohalt. Seega, kui mul on 10 amprine kaitse, siis ei ole vahet, kas see seade, mis siia taha on ühendatud, tarbib 1 vati või 1 kilovati. Peaasi, et temast ei jookse läbi rohkem kui 10 amprit. Sest kui temast jookseb läbi rohkem kui 10 amprit, siis võib olla meil süsteemis teisi detaile, näiteks elektrijuhtmed, mis siit kaitsmest välja hakkavad tulema, mis ei pea vastu enam sellisele voolutugevusele. Ning kui meie juhe on arvestatud liiga väikese voolu jaoks, siis võib see juhe lihtsalt läbi põleda või üles sulada. Ja seesuguseid komponente on elektrisüsteemides veel, millega peame arvestama. Seepärast ongi oluline, et kaitsme valimisel lähtuksime ampritest. Tulles tagasi veel selle 1 vati ja 1 kilovati võrdluse juurde, siis seade, mille võimsus on 1 vatt ning mis töötab 1 voldise pinge pealt, tarbib tõepoolest 10 amprit voolu. Seade, mille võimsus on 1 kilovatt, kuid mis töötab 100 voldise pinge pealt, tarbib samuti 10 amprit voolu. Nii et mõlemast neist jookseb läbi 10 amprit voolu, kuid nende võimsused võivad olla täiesti erinevad. Kuidas siis suhtuvad teineteisse voolutugevus ning võimsus? Võimsust tähistatakse füüsikas mitut moodi. Üks levinud tähistus on P ja teine levinud tähistus on N. Võib-olla oled kuulnud nuia valemist. Kui mina koolis käisin, siis mina õppisin seda valemit P tähega, kuid valem iseenesest on võimsus, on võrdne pinge ja voolutugevuse korrutisega.
N on U korda I. Või kui sulle meeldib teine tähistus, siis P võrdub U korda I. Seega, kui tahame leida, mis voolutugevusega kaitsme peame valima, tuleb meil avaldada sellest valemist voolutugevus. I on võrdne N jagatud U, ehk peame võimsuse jagama pingega. Kui elektrit saame seinakontaktist, siis teame, et sealne pinge on ligikaudu 230 volti. Päriselus võib see pisut varieeruda, kuid selle ülesande jaoks oli võistlejatel ette öeldud, et nad lähtuksid pinge väärtusest 230 volti. Võistlejatel oli antud 4 kodumasinate gruppi. Vaatame, kui suur võimsus igas grupis on. Sinises grupis liidame kokku fööni ning triikraua ning saame, et esimese grupi võimsus on 3200 vatti. Teise grupi võimsus on veekeedukann ja induktsioonpliit. Selle väärtuseks saame 5000 vatti. Kolmas grupp ehk punane on lauaarvuti ning kõlarid. Siin on kokku 2000 vatti. Ning neljas grupp on igapäevased nutiseadmed, kus on meil siis televiisor, sülearvuti, nutitelefon ning tahvelarvuti. Selle grupi koguvõimsuseks saame 460 vatti. Ning nii nagu saates öeldi, tulebki siin ülesandes liita ja jagada. Kui võistleja saab valemist aru, siis tal on vaja lihtsalt natukene liita ja teha üks jagamistehe. Liidad kokku kõik need vatid, mis on vaja ja jagad selle voltidega, mis on vaja ehk 230 ja ümardad üles, mitte alla. Nüüd saamegi leida voolutugevused igale kodumasina grupile. Esimene grupp tarbib 13,91 amprit voolu. Teine grupp tarbib 21,7 amprit voolu. Kolmas grupp tarbib 8,7 amprit voolu ning neljas grupp tarbib täpselt 2 amprit voolu. Ja nii nagu Karl Erich ütles, siis tuleb meil ümardada ülesse. Miks ülesse? No näiteks, kui esimene grupp tarbib 13,9 amprit voolu, siis kui paneme sinna 13 amprise kaitsme, siis kohe, kui me oleme maksimum tarbimise juures, kaitse rakendub, nii et seadmed ei saa jätkata oma normaalset tööd. Seega tuleb meil vaadata, kui suur on seadmete tarbitav vool ning valida kohe järgmine kaitse, mis on sellest kõrgemal. Seega 13,9 amprit, sinna valime 16 amprise kaitsme. 21,7 amprit, sinna paneme 25 amprise kaitsme. 8,7 amprit, 10 amprine kaitse ning 2 amprise voolutarbe juurde paneme meie kõige väiksema kaitsme, milleks on 4 amprit. Ja nüüd saamegi asuda juhtmeid ühendama. Sinine 16 amprit, roheline 25 amprit, kollane 4 amprit ning punane 10 amprit. Ja nüüd saamegi kõik kaitsmed sisse lülitada. Ning seadmed töötavad. Kuidas aga lahendada seda ülesannet siis, kui valemit peast ei tea? Selle jaoks oli võistlejatel ülesande sedeli peal ka vihje. Seal oli kirjas 2 lauset. Esiteks, seadme poolt tehtud töö on võrdne pinge, voolutugevuse ja aja korrutisega. Proovime selle lause nüüd valemina kirja panna. Töö, seda võime tähistada A-ga, on võrdne pinge, voolutugevuse ja aja korrutisega. Ning teine lause, võimsus näitab ajaühikus tehtud tööd. Võimsus, kasutame siin jälle tähist N, on võrdne töö jagatud ajaga. Kui nüüd ühe valemi teise sisse asendame, siis saame lahti muutujatest töö ja aeg ning alles jäävadki võimsus, pinge ja voolutugevus. Pinge on 230 volti. Ma võtan võimsuse arvutamise valemi ja asendan sinna töö arvutamise valemi. Niimoodi ma saan 2 muutujast lahti, mida ma niikuinii ei tea, ja mul jääb järele pinge ja voolutugevuse korrutis. Sealt mul on pinge teada ja voolutugevuse leidmiseks ma pean tegema ainult jagamistehted. Seega, kui töö võimsuse valemis asendame, saame selle valemi viia järgnevale kujule. U korda I korda T jagatud T-ga.
teede omavaheline jagatis annab meile kokku 1, nii et võime need siit ära kaotada ning saame, et võimsus ongi võrdne pinge ja voolutugevuse korrutisega. Ja nii nagu ennist, saame ka siit avaldada voolutugevuse I, mis on võimsus jagatud pinge. Nägime, et kui kaitse valida liiga suur, siis hakkasid seadmed tossu välja ajama. Kuid mis juhtus kaitsmetega siis, kui valisid liiga väikese kaitsme? Proovime kohe järgi. Näiteks roheline grupp oli ette nähtud 25 amprise kaitsme taha. Paneme ta praegu näiteks 13 amprise kaitsme taha. Ning vaatame, mis saab, kui lülitame kaitsme sisse. Lülitame kaitsme sisse. Ning kaitserakendus. Läks pisut aega, et koduseadmed hakkaksid tarbima piisavalt suurt voolutugevust, kuid kui see ületas 13 amprit, siis lõi kaitse enda automaatselt välja. Nüüd tead, mille järgi valitakse kaitsmete suurusi ning teisest küljest oskad nüüd ka paremini valida, mis seadmeid üldse enda kodusesse vooluvõrku ühendada saad, ilma et kaitsmed rakenduksid.